Tere päevast! Suur tänu, et tulite. Mina olen Martin Vällik ja meie ees on kandidaadid. Minu lemmikteema on homöopaatia, aga homöopaatia nagu selles mõttes, et ta on selline musternäidis ühest suurejoonelisest umbluust, mis tegelikult pürgib ja on juba pürginud ametliku tunnustuse poole. Nimelt, kui te veel ei teadnud, siis te teate peale minu juttu, et meil on olemas ravimiregister Eestis kui ka Euroopa tasandil ja sinna pääsevad siis sellised preparaadid ja ravimid, mis on läbinud teaduslikud uurimused, et nad on ohutud ja nad on tõhusad. Aga Euroopa Parlament on loonud sellise erandi homöopaatilistele ja antroposoofilistele ravimitele, mis pääsevad ravimiregistrisse ilma selleta, et nad peaksid tõestama, et nad on tõhusad mingi konkreetse haiguse ravimisel. Kui teie saate valituks Euroopa Parlamenti, kas te näete, et konkreetselt näiteks see küsimus on probleem ja kui ta on probleem ka teie jaoks, siis kuidas oleks võimalik sellist asja lahendada? Kes siis alustab? Vaikus. Ei, mina olen nii terve inimene, et ma ei oska nende ravimite kohta suurt midagi öelda. Olen tähele pannud mõningaid doktorisi näiteks, kuidas kusagilt, ikka sügiseti näiteks me nuuskame tihti, ei saa vaja võib-olla ninaalust paranda. Wisniewski salju on Euroopa Liidus lubamata toode ja see muuseas töötab. Vist on mitmete teistegi asjadega. Minule tundub see ravimi tootmine hirmsa maffiana. Ja ravimi tootmine, see maht, ta ongi, kus juures ta on lihtsalt maailma kõige kasumlikum meditsiinilis tööstuslik kompleks ületab USA sõjalist tööstusliku kompleksi mahu umbes 2,5 kordselt. Nii et Pentagon on kerjus seal kõrval. Aga tähendab, kuna puht küsimuses on ka teatav juriidiline aspekt, siis ma lihtsalt vastaks ära väga lihtsalt. Põhimõtteliselt on täielik idiootsus hakata ära keelama ükskõik millise riigi või mis asja puhul mingit asja, mis niisama riigis põldudel ja metsades kasvab ja mida saab kasutada üheks või teiseks ja kas vanaema õpetab või arst õpetab, see põhimõtteliselt ei oma tähtsust, see on vaba. Need probleemid seos ravimitega kerkivad üles siis, kui looduslikud mingisugused komponendid, kui neid sünteesitakse, see on üks variant laboris, tähendab, mida tegelikult looduses ei olnud, või siis, kui nende kontsentratsioon võrreldes sellega, mis looduses on, väga oluliselt tõuseb. Ja siis, kus võib, eks ole, tegelikult mis asi on mürk. Mürk on ravim, mis on lihtsalt liiga kange. Ja liiga lahja rohi võib muutuda mürgiks, kui sa võtad teda 3 peotäie kaupa. Nii et seal tekib see küsimus. Aga üldiselt see, mida homeopaatiliselt sageli kasutatakse, muide see sama Wisniewski salv, mis on ju 99% täiesti looduslik asi, selle keelamine on idiootsus kuubis. Tähendab, esiteks juristid ise ei saa terveks ja teiseks nad ei saavutada ka mingit poliitilist eesmärki. Ja see ongi see. Loodus on loodus ja loodus on igasugust asju. Aga propagandud muidugi kõvasti. Ma arvan, et siin tuleb selget vahet teha siis nendel nii-öelda ametlikel ravimitel ja nagu ikka ka sellistel puhkudel räägitakse põhiliselt rahast, eks ole, et kuivõrd vähemasti Eesti süsteem on ju see, et haigekassa katab suure osa ravimite maksumusest ja tegelikult sellega koos võtab ju vastutuse, et see on nagu kaasvastutus selle ravi toime eest. See tähendab seda, et kui on mingid vaidlusalused, ütleme siis kas või homeopaatilised ravimid, mille puhul nagu osa meditsiinist arvab, et need ei kõlba kuskile ja teised arvavad, et need on imerohud, et ma olen nagu sellega nõus, et nad ei peaks olema samamoodi mingisuguses riiklikus ravimise registris, mida katab mingisugune kindlustus. Kummeli tee ka ei peaks. Aga hoopis teine asi on see, et miks neid peaks keelatama. Ega ei saa keelata inimesel võtta sellist rohtu, milles seda usub. Lubatud peaksid minu meelest olema. Mina ei kutsu üles ka keelamisele, eks ju, küll, aga... Kusjuures ma juhin tähelepanu, et tähendab, kui seda viisakalt ja korrektselt tehakse juhindudes kõikidest advokaadi poolt antud nõuannetest, siis nõidumine on Eestis absoluutselt seaduslik tegevus. Ma juba astroloogiast ja muudest sellist asjadest ei tegele. Vaba riik, inimesed teevad, mis tahavad. Kui ma võiks ka korraks sekkuda, siis ma kõigepealt tuletaks meelde, et ma tulin siia arutlema teemal inimõigused ja julgeolek. Jõuame ka nende teemad. Pean vastama siin küsimusele, mis mulle tegelikult tuletas meelde reaalse seisu, mida ilmselt ka minu kolleegid üle elavad, sest praegu
kuna me oleme kandidaadid, siis me saame iga päev oma isikliku e-maili aadressil, ma ütleksin, vähemalt 3-4 läkitust iga päev ja sealhulgas ka täiesti erinevalt niisugustelt, ütleme siis, haigete või haiguste põdevate inimeste gruppidelt. Ja nüüd oli niisugune huvitav seis, et ma sõitsin paar päeva ringi ja ma tavaliselt ei võta oma arvutit kaasa. Ja kui ma eile õhtul jõudsin koju, siis ma leidsin, et kuna ma jätsin ühele haiguse esindajate suurele pöördumisele jätsin vastamata, siis nad eile olid minu arvuti sõna otseses mõttes ummistanud, tähendab kõik selle ühenduse liikmed hakkasid mind pommitama, miks ma ei vasta nende küsimustele. Ja ma tahaksingi siin kõigepealt öelda seda, et kõik need, ütleme siis üle-euroopalised liikumised, kellede esindajad on ka Eestis, no kaasa arvatud need, kes siis tegelevad selle homopaatiliste ravimitega ja nii edasi, nad kõik millegipärast aktiviseeruvad, kuigi see on arusaadav, vahetult enne valimisi. Siis nad hakkavad kõiki neid kandidaate testima ja nendelt sõna otseses mõttes ainult jaatavat vastust saama selles mõttes, et nende haigus või siis grupp, keda nad esindavad, see on see kõige tähtsam. Ja nendes küsitlustes, mida nad saadavad, seal ei ole inimesel või sellel, kes peab vastama, mingit valikuvõimalust. Ma saan tegelikult öelda kogu aeg ainult jah või ei ja siis on veel lõpus ka niisugune, ütleme, ähvardus, mis oli selgelt kirjas, näiteks oli ka Eesti kooliõpilaste ja üliõpilaste pöördumine kandidaadi poole, et vaat kui sa ei toeta seda, siis ühesõnaga me ei taga sulle toetust, aga millel ma kogu selle jutu praegu tahan viia on see, et suurem osa nendest avaldustest kahjuks on kirjutatud grammatiliselt valesti, ega näiteks täna hommikul mul tuli siis järjekordne läkitus ühelt organisatsioonilt ja seal oli siis kandidaat, eks ole, nad isegi oska sõna kandidaat korralikult kirjutada ja esimene niisugune minu vastus teile olekski see, et tõepoolest, kui me nüüd ette kujutame, et Euroopa Parlamendis saab Eesti esindajad olema 6 ja ütleme siis neid kõiki probleeme, ravimeid, haigusid, neid on vähemalt 20. Et kui teeks selle asja vähemalt niimoodi, et võetaks meid kõik korraga kokku, kõikide nende haiguste esindajad, siis seal on ikkagi küsimus, et kui see valdkond vajab seal, ütleme, näiteks 1 miljon eurot ja teine valdkond vajab 2 miljonit eurot, poliitik teeb ikkagi oma otsuse lähtudes informatsioonist ja reaalsest võimalusest, kuhu, kui palju midagi anda. Aga häda ongi selles, et kõik need probleemsed grupid tulevad oma küsimistega välja ühe kaupa. Tähendab, ma ütleks niimoodi, et grupeerub enne ja tulge kollektiivselt ja me istume siis ka siin 4-kesi, istuvad seal, ütleme 6-kesi või 10-kesi ja me saame reaalselt otsustada, mida teha. Aga praegu see on ainult niisugune surve avaldamine ja ma ütleks ka minu arvuti üle koormamine. Kõikide maade haige. Ja tead, Toomas, ma ei usu, et sa oled võimeline vahet tegema, et mis on tähtsam, kas IS ja see ravi või astma ravi. Ja ma ei usu, et seda sinu otsust. Seda ma siin praegu räägingi, et ühinege kõigepealt oma vahel, ärge tulge ühe kaupa, meil on väga raske. Sa oled nii kaua poliitikas olnud, sa peaksid teadma, et täiskujal aktiveeruvad ka teatud haiged alati ja pommitavad. Mis puudutab kirjaoskust, siis nii nagu Eesti kodanikel on õigus valida, on neil ka õigus mitte osata kirjutada. Eriti üliõpilastel ja kooliõpilastel. Sest eesmärk oli saavutatud, sa said aru, mis sulle öelda taheti. Jah, aga ma tulen veel selle juurde, et minu arvuti ummistati üles ja te kõik Ühesõnaga, ma saan aru, et see on Europarlamendi valimiste probleem number 1, alatalu arvuti ei tööta. Te kujutate ette, et kui saadetakse selle organisatsiooni logoga pildid, kui palju ruumi nad võtavad. Masendav. Oleme vastastikku kultuursed, seda ma tahan ka lisada. Ja et internet võib täis saada. Internet võib täis saada. Jah, aga Europarlament selle otsuse tegi, et tulles nüüd jälle selle homöopaati juurde, ma kindlasti ei kutsu üles keelama midagi, aga peame suutma, teha vahet ja ma loodan, et ka kandidaadid teavad vahet, et kui on teadusliku tõestusega mingisugused asjad, millel on konkreetne näidustus ja siis on mingi klass seal samas kõrval, klass ravimeid nii-öelda, mille puhul seda teaduslikku tõestust ei nõuta, tähendab, me kohtleme ühte nii-öelda ravimite klassi teiste standardite järgi. Et kas sellised erisused, praegu homöopaadid, järgmine kord võib-olla tulevad tõesti need
pendliga diagnoosijad, eks ju, ja mingisugused muud tegelased, et kas meil on peas olemas selline umbluudetektor, mis ütleb, et oodake härrased ja prouad, et see on nüüd valdkond, et siit me sellisel moel edasi ei lähe. Muidugi, siin on jällegi see, et ma tean, et osad nii-öelda alternatiivsed meetodid on rahva seas väga populaarsed ja kindlasti on ka hulk huvigruppe, kes tahavad, et just nende seda lemmiktegevust tunnustataks kõige kõrgemal tasemel, aga praegu on siis üks lobigrupp, ka homeopaatiline ravimitööstus on tööstus, eks ju, ja seal liiguvad ka mingisugused rahad ringi. No igasugused erisused on tegelikult ju lahedad ja see umbluudetektoriga või kaitsega inimeste ajudes, see on nüüd küll siukene koht, mille eest ükski seadus ega saadikukandidaat paraku vastutada ei saa. Kui ikkagi inimene on loll või nagu ütles ühena üks filmiklassika, если человек идет, то это надолго, siis ei ole lihtsalt mitte midagi teha, aga minule meenub ikkagi Paunvere apteek raamatus Suvi, kes ütles, et kõige kangema ravimi toob, eks ole ju haige endaga ise ühes arsti juurde ja see on usk välja kirjutatud ravimisse. Nii et minu poolest ja ma tahaks ausalt öeldes natukene võib-olla ka maha tõmmata seda aurat, mis on selle nõndanimetatud teaduse ümber. Tõepoolest, siin kuskil servas on päris teadus ja siin kusagil servas on päris ebateadus ja aga seal vahepeal on väga palju keskmist, mis justkui on ja justkui ei ole. Ma tuletan meelde, need võib-olla, ütleme, Toomas kindlasti mäletab seda kampaaniat, võib-olla nooremad mehed natuke vähem, aga et ärge sööge võid, kolesterool, eks ole, see tapab, eks ole, mingi üle margarini. Uuendatud lubatud ka vorsti süüa. Ja nii, siis, see oli juba nõukogude värk, aga nüüd tuli siis kuskil 6-7 aastat tagasi, on ühesõnaga see, margariin ongi elus surm, tähendab, kuidas inimesed üldse ellu jäävad pärast seda, kui nad margariini söövad, seepärast seal on ka kolesterool, aga 10 korda hullem kui või sees. See oli teadus ja too oli teadus. Ja kõige olulisem muide kogu selles uuringus oli see, et neid teadlasi oli kuskil 500 000, kes olid selle pealt saanud oma doktorikraadid, projektirahad ja kõik muud. Sõltumatu Šveitsi instituut. Ja sõltumatu Šveitsi instituut, jah, täpselt. Ma arvan, et nendele küsimustele vastamiseks on ikkagi see nii-öelda ametlik meditsiin ja ütleme, vastavad agentuurid ja asutused olemas, kes siis annavad neid lube või mitte. Ja kui me räägime Europarlamendi võtmes siin täna, siis ma ei tahaks küll, et Europarlament peaks hakkama neid otsuseid tegema või Europarlamendi saadikud, et kas mõni ravim töötab või ei tööta. Las doktor Vassiljev räägib. Just nimelt, kui tohib, ma ütleks ka lihtsalt ühe märkus, et tõepoolest, ma ise olen ka teadlane ja loomulikult ma ei saa siin ju rääkida teadlaste vastu, aga teades, nii nagu ka Igor seda siin suurepäraselt kirjeldas, milline seis seal tegelikult on ja käib ikkagi gruppide vaheline konkurents, mul lihtsalt tuli meelde, et Eestis meil oli ka niisugune kuulus arst nagu doktor Seppo ja tehti tema kliinik ja eks ole, kui palju teda eitati, aga õnneks leidus üleval üks mees, kes pigistas nii-öelda silma kinni ja lasi tal tegutseda. Tähendab, kui nüüd siit ronida teadusest üle poliitikasse, siis poliitikul peab olema ka see suur kunst, et ta tabab ära, et vaat seal kusagil võib ikkagi ka õige iva sees olla, las nad siiski tegutsevad. Nii et niisugust, ütleme, totaalset keeldu mina küll ei poolda, kui on teaduses öeldud, et nii on, aga midagi ikka võib olla ka teisiti. No te olete vanema niisugune mäletab, nõukogude ajal oli lahe imerohi AU, meile isegi Kamtšatkalt käidi kusagil tehase väravootas järgi, võeti pikka järjekorda. Ja jumalukene siis, kui see apteegis AU pudel katki läks, siis mees müüs auto maha sellepärast, et see hais ei läinud üle ka 2 aasta pärast. Auto sulas ära põhimõtteliselt. Ja oli Ulmas Altmeri. See oli kuidagi isegi tehti etteheidi Hindile ju tookord, see oli desintegraator ja ma ei mäleta, see kõik poliitbüroo jõi nagu jube, võib-olla sellest nõude liituka läkski. Nad pandi vangi ja siis oli ka, ma tean, seda uhket momenti, et niipea kui seis hindas, siis oli ka keskomitees, kes ju kõik jõid seda tegelikult, aga siis oli järgmine küsite, et это что такое? Eks ole, järgmisel päeval keegi ei tundnud, kõik salgasid selle asja maha, aga tähendab põhimõtteliselt... No vangid läksid muidugi sellepärast, et hint hakkas tõtt rääkida. Aga põhimõtteliselt tähendab, alati tuleb jätta võimalus, et võib midagi
teaduses minna ka hoopis uues suunas. Jaa, kindlasti võib. Ma tuletan meelde ka lihtsalt maailmast, et inimesed on söönud haiguste ravi eesmärgil elavhõbedast kuni igasuguse raadium näiteks oli väga populaarne ravim. Inimesed saavad, see elavhõbedat, kui sul juhtus süüfilis, näiteks peeti väga õigeks ravimiks. Ja muide, ja peeti... Aga võttis aastakümneid nagu aru said, et kulla mehed, te sööte mürki kogu aeg. Aga elavhõbeda salviga määrimist ei ole praegu eitanud kuni tänase päevani, kui sa loed Mihhail Bulgakovi varaseid noorearsti märkmeid ja nii edasi ja võib-olla, ja see on küll süüfilis, stripper juhtus. Süüfilis oli keskajal ikka väga populaarne haigus, see oli must katk ja valge katk ja nii, et selles mõttes ma nagu astuks elavhõbeda kaitseks välja, süüa ei maksa, aga... No miks ma selle homöopaatia teemaks tõin, oligi see, et Europarlament konkreetselt võttiski selle otsuse vastu, et lubada selline erand sinna sisse. Et kas Europarlamendil on võimet ka seda viga, ma nimetan seda veaks, seda viga ka parandada? Või kas sellist poliitilist huvi on ja kas see on üldse teema, mida võiks... Peaaegu iga asja on võimalik parandada, eks ole, kui see on parandamist väärt. Mina ei oska siin midagi, ma pean helistama targematele inimestele selle homöopaatilise ravimiga seoses. Tähendab, nende niisuguste otsustega mina isiklikult alati vaatan järgi, millises situatsioonis see otsus vastu võeti. Seal on ka näiteks, kas see on töönädala lõpus, viimasel päeval, enne mingit olulist sündmust ja nii edasi. Tähendab, tulles oma Riigikogu kogemuste juurde, ütleks niimoodi, et iga parlament võib eksida. Ta võib teha väga rumala otsuse. Ja selleks, et niisugusi kahtlevaid asju hinnata, kui mul peaks tekkima vajadus, aga ma ei teadnud, et te seda teemat tahate siin täna tõsta, siis mina vähemalt alati vaatan järgi, millal see otsus tehti ja püüan taibata, miks ta säärasel kujul sündis. Kas oli aega teda debateerida või ei olnud aega, kuidas lobigrupid töötasid ja nii edasi, nii et see on natuke laiem probleem, mida te küsite. Ja ega Europarlament kui selline ei teegi midagi, ikka teevad parlamendi liikmed ja kui on mingisugune huvigrupp või mingi hulk kodanikke leiab, et mõnda otsust oleks hirmsasti tarbis ja suudab motiveerida mõne parlamendi fraktsiooni või mõned aktiivsed liikmed, siis on võimalik alati kõik asju muuta. Tasuta tablettide jagamisega. Et ega niisama lihtsalt parlament kui selline ei hakka midagi tegema. Eks ma kutsun ka siis kandidaati üles, et kui teil see valituks osutute, kindlasti leidub Europarlamendi siis teiste riikide saadikute seas ka neid inimesi, keda väga häirib sellise pseudoteaduse sisse imbumine kõige kõrgemale tasemele. No mul on tunne, et siin antud juhul võib süüdistada ainult kahte poliitilist gruppi, sest Europarlament on teatavasti kahe suure poliitilise jõu käes, kelle käes on absoluutne enamus otsus sünnib nende koostöö tulemusena, need on siis konservatiivid ja sotsiaaldemokraadid, nii et siin siis pigem tuleb nende inimestega rääkida. Usutavasti on seal mõni tark inimene ikka ka, nii et... Ja muide, kui sa praegu hakkasid rääkima nendest haigustest ja asjadest, eks ole, üks asi on see, kus langetatakse poliitilised otsused, ütleme nii nagu see, millest sa praegu nimetasid, aga ega peale selle, ütleme, poliitikud, eriti ekspoliitikud, on ka tavalised inimesed ja haigused ja luumurrud ja ütleme seal delirium tremensid ja igasugused asjad käivad ikka olenemata sellest, mis erakonda sa kuulud. Ja on kujunenud välja traditsioon, see ei ole mingisugune käsk, aga on kujunenud välja traditsioon, et poliitik, ütleme, oma enese taskurahast, see tähendab just nimelt oma isiklikust rahast, mitte palgast, või tähendab just nimelt oma palgarahast, mitte sellest riigi eelarve rahast, toetab neid haigusi ja neid lobigruppe ja nii edasi, mida ta on ise põdenud. Võib-olla kõige parem näide on selle kohta Alzheimeri fond, mille asutas Ronald Reagan. Ja siin ma võin nimetada kas või on meie kolleegi või sinu lähemad kolleegi Anti Liivi ja me ise oleme teinud ühe väikse siukese sihtasutuse moodi asja, kus me püüame ravida neid lapsi, kellel on varajaselt avastatud maniakaal-depressiivse psühhoosi probleemid, sellepärast, et mis ma siin salgan, tähendab, mul on endal see probleem olnud, Anti Liivil on avalikult sellest rääkinud ja nii edasi, et me püüame aidata seda haigust, mida sa oled ise põdenud või mitte haigust ei püüa aidata, ma loodan. Ja, mitte haigust, vaid see ei ole mingi käsk, aga ma olen seda tähele pannud, et 10 poliitikud just tegelevad või toetavad neid ühiskondlikke organisatsioone, kes
kes tegelevad nende probleemidega, mis neil endal olnud on. Aga see ei puutu enam parlamendi töösse. Või lähedastel. Või lähedastel. Mis on väga mõistetav. Ja see on inimlikult täiesti arusaadus, seepärast sa ise tead, kui hull see asi on. Et ühest küljest on, ütleme, isikuvabaduste teema, eks ju, väga oluline Euroopa Liidu väärtuste nagu seas, eks ju, et kus inimene tõesti võib valida, ta võib valida ka rumalasti kellegi teise arvates, eks ju. Aga teisest küljest, mida nagu tehakse, on ka tarbijate kaitse, eks ju, et tarbijat kaitstakse siis selliste väidete ja müüjate eest, eks ju, mis ei pruugi nagu tõele vastata. Et ilmselt olete kuulnud sellest, et ka toiduained ja toidulisandid, eks ju, mis meil turul on, et tervisealaseid väiteid nende kohta tohib esitada siis, kui need väited on läbi käinud mingist komisjonist, kus hinnatakse siis teaduslikku tausta, et kas sellel väitel on ka tõepõhi taga. Et selline tarbijakaitseliin on kindlasti üks oluline asi, eks ju, et ka selles valguses tegelikult sellise homeopaatilisele asjandusele erandi loomine tundub väga kummaline, sest kui me teaduslikku uuringuid vaatame, siis tegelikult mitte mingisugust näidustust neil asjadel nagu olla ei saa. Ja samas ta nagu sunnib või ütleme, loob sellise regulatsiooni, eks ju, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, Eesti seal hulgas, peavad neid asju nagu omaks võtma või registreerima oma ravimiregistris. Teine teema, kui me tuleme veel nii-öelda teaduse teemade juurde, võib-olla olete kuulnud, aga on veel üks huvigrupp olemas nii Eestis kui ka Euroopas, kes kutsuvad üles keelustama keemiapilvesid. Kas te teate, mis on keemiapilved? Keemiapilved väidetavalt on siis selline nähtus, et kui... Mis kaasneb tuumapommiga? Ei sugugi mitte. Kui lennukid lendavad taevas... Kui lennukid lendavad taevas, siis nad jätavad jälgi endast valge pilve. Teadlased räägivad, et need tulenevad siis, et õhu lennukitüüsidest, eks ju, väljuvad tahmaosakesed, nende ümber kondenseerub siis õhuniiskus ja siis tekivad sellised pilved puht looduslike selliste asjaolude käigus, aga keemiapilvede entusiastid ütlevad, et lennukitel pritsitakse meile kaela mürke, kemikaale, kas siis selleks, et ilma mõjutada või siis selleks, et meie tervist mõjutada halvemuse suunas. Jaa, ma olen lugenud paari sellist raamatut, mis süüdistavad kõik paljudes asjades rohelisi mehikesi, nagu kunagi keskaegne katku külvamine ja muudki sellised asjad. Mõned neist on ka mulle kirjutanud nii minu ajakirjandusväljaandese Keskus kui ka siis Riigikokku ja seal on ka selliseid tüüpe, näiteks ühte kirja ma mäletan, kus kõiges on süüdi Nadježda Krupskaja, kes on siiamaani elus ja elab Meriväljal. Ja ma ei oska midagi muud öelda. Nii, aga ka sellised huvigrupid ju ilmutavad ennast, eks ju, nagu sa ise ka kirjeldasid, eks ju, ja ilmutavad ennast ilmselt ka Euroopa Parlamendi tasemel, eks ju. Et kui sellised pöördumisi teie poole esitatakse, siis kuidas te nad vastu võtate ja mis te edasi teete? Esiteks on need halvasti vastu. Teiseks, need huvigrupid ilmuvad kahel juhul. Kaks tingimust peab olema täidetud õieti, mitte kaks tingimust, vaid üks kahest. Kas kusagil on maha põlenud väga suur hullumaja? See on variant 1. Või variant 2, et on kusagil üks pool hull miljonär, kes on valmis seda tüüpi asja finantseerima. Ja neid on. Ja neid on olemas. Ja kui mõelda, milliste teadmiste kraadide, mille pealt on saadud kraade, grante ja nii edasi ja kui palju tegelikult head uurimistööd on selle tõttu jäänud tegemata, sest teadus on oma tõsistes osades sageli alafinantseeritud, siis itk tuleb peale, kui sa kõige selle peale hakkad mõtlema ja kogu see lennukise jutt, no mida lollakamad sa veel oskad välja mõelda, sellepärast, et Neid variante on muidugi veel. Mina olen üsna palju olnud sellistes ametites, mis tõmbavad ligi igasugustes huvitavaid inimesi, keda kiiritatakse või ürgitatakse või tehakse muid igasuguseid asju. Ja esimene asi, mida tuleb vaadata, on kuufaas alati. Jaa, absoluutselt. Sama täiskuu jutt, mida ma juba siin korraks mainisin. Ja mul on olnud aastaid selline kaust, kuhu ma korjan igasuguseid veidraid ettepanekuid. Nii, aga kui te saate valituks Europarlamenti üks hetk ja teie kolleeg, eks ju, hakkab
küsima toetust, et tal on nagu, kodanikud on pöördunud, ta ise usub nagu ka sellesse, et ta peaks seda asja nagu edasi ajama. Kuidas te oma kolleegide seas siis saaksite sellist no, nagu... seal on mul üle 700 kolleegi, siis ma lihtsalt selle mehega püüan vähem suhelda, aga tagasi tulles teie küsimuse juurde, mul esimene reageering oli, mul tuli meelde, et nõukogude aja lõpul oli niisugune termin nagu himitšid, mis siis tähendas seda, et noh, eks ole, kemiseerib, et noh, ajab, eks ole, täielik udu ja tegelikult ma ootasin teie küsimuse lõppu seda, mida ma täna hommikul mitme kanali pealt telekas nägin, et see suur Vene raketilask eile, mille kohta nad ametlikult teatasid, et kõik põles seal üleval ära ja lasti mitmel akadeemikul seal rääkida, et mitte midagi ei juhtunud. Ja täna hommikul siis näidati kõikides kanalites, kuidas siis Hiina talupojad räägivad sellest, kuidas siis need tulised tükid kukkusid sealt ülevalt alla ja näidati siis seda ka praktiliselt kogu maailmale. No vaat niisugust, ütleme, saasta tulekut ülevalt alla, vaat seda ma olen tõesti valmis arutama ja diskuteerima, aga kui räägitakse niimoodi, nagu öeldakse himitšid, siis see jätab mind külmaks. Mulle meenus veel üks lahe lugu, ma räägiks siis oma sellele kolleegile selle ära, et kunagi ajales post käis üks vanatädi ja alati, kui oli soodune kuufaas, siis ta ilmus nagu kõpsti juba hommikul uksele, ülejäänud toimetust põgenes minema, mina saan nagu hulludega tavaliselt hakkama. Siis tädi rääkis mulle siukest juttu, kuidas iga kord, kui tema läheb turule, siis nemad tulevad talle tuppa ja kütavad tema ahju millegi sellisega, nii et kui ta tagasi jõuab, on toas 20 kraadi külma. Ja, aga nagu selle homöopaatia näitel jälle näha on, ikka selle lemmikteema juurde tagasi, on Euroopa Parlamendis siiski ka esindatud piisavalt hulk, nagu te nimetate, himitšikuid, kes lähevad... Nad on ju ühiskonna liikmed, kuhu nad kes lähevad sellist asja tõnge ja väga, noh, ma ei tea, kas nüüd hea meelega, aga igatahes lasevad sellistel otsustel nagu läbi minna, et kas nagu, noh, kuidas... Asjaolud lähevad segaseks, saavad segastest asjatundjad, me teame seda kõike. Ja siin sa pead arvestama sellega, see, mis meile Toomas tähelepanu juhtis, no hea küll, no tuleb nüüd, ütleme, selle lennuki tossuga pärast või tuleb keegi ja tuleb minu juurde, no üldiselt lihtsalt tõenäosusteooria järgi nad on üksi. Äärmisil on neid 2 või 3 hullu, kes ei ole õigel ajal jõudnud pead ära parandada, aga kurat, 697 on ju normaalsed. Ja mis pärast ma pean just nende 3 juurde siis minema. Ja miks sa pead just nendega rääkima? Ühesõnaga, välistate vähemalt tervele mõistusele toetudes praegu, et sellised huvigrupid jõuaksid... Ja huvigrupid on kindlasti olemas, usu mind. Et nad jõuaksid nagu jutule teie juurde? Ei taha jah rääkida. Seda ei saa välistada, et nad jutule jõuaksid, aga see jutt jääb muidugi lühikesed. No ma tunnistan, et teist on mõnikord on väga huvitav kuulata siukest teooriat, ei saa salata, eks ole. No ajaviite mõttes küll. Absoluutselt, täiesti. Ja aga see on, ma ütleksin ka natukene laiem probleem selles mõttes, et järelikult need inimesed, nagu ütleme siis oma kodumaal või seal, kus nad elavad, ei saa kohalike poliitikute jutule ja siis on tekkinud millegipärast ettekujutus, et vaat see Euroopa Parlament, see on nüüd mingisugune päästevahend, et see on, eks ole, nagu siis märksa teine ja märksa kõrgem instants ja lihtsalt jällegi pakuksin nii-öelda probleemi korras, et ma siin juba enne ütlesin, et istuge need erinevad haigatuste esindajad kõigepealt omavahel kokku ja täpsustage asjad ära ja võib-olla paljusid asju tuleb lahendada ära ka regionaalselt ja ka Euroopas on olemas lõppude lõpuks Europarlamendi kõrval ka Euroopa regioonide komitee, kus käivad siis kohaliku võimuorganite esindajad ja ilmselt tuleks paljusid asju hoopis sellel tasandil tõstatada ja lahendada, mitte kohe tõusta, nagu öeldakse, Euroopa Parlamendi tasemele, sest seal on ikkagi märksa suuremad ja olulisemad probleemid, millega, ütleme siis, Eesti kuuik peaks seal tegelema. Mulle anti märka, et me peame nüüd otsad minuga vähemalt kokku tõmbama. Ütleks ühe lause selle teema homöopaatiliste ravimite kohta veel, et kui väide on see, et Europarlament on mingisuguse regulatsiooni kehtestanud, et siis nagu me kõik hästi teame, et Europarlamendil ei ole seadusandliku initsiatiivi. See on soovituslikud. See saab tulla ikkagi kas siis Euroopa Nõukogust või komisjonist. Et seda peaks vaatama, et kust on see alguses saanud. Europarlament on selle võib-olla kinnitanud, kui see on tõesti õigus, kui see on Euroopa õigus. Kui see on mingisugune resolutsioon või soovitus, siis võib-olla küll. Aga igaks juks, kui meid, ma ütlen ka veel laused, kui meid vaatab Erki Nool, siis ta peaks aru saama, et sõna homöopaatiline ravim ei tule sõnast homo.
tuleb küll, nad on tüve poolest on nad seotud küll, jah. Samast inimene. Ei, see on sarnane ravib sarnast, on see ikkagi see Ja see homoloogia. Jah, nad on seotud. Homomorfism. Samasus, jah. Meile anti märku, et 10 minutit me võime siin veel lobiseda, aga see keemiapilvede teema, kuivõrd ta on ikkagi, kuidas nüüd öelda, selline üleilmne ja puudutab meie keskkonda ja keskkonnakaitse on kindlasti Euroopa teema üldiselt, eks ju, meie tervise kaitsmine on ka kindlasti väga kõrgel kohal meie Euroopa tasemel kui ka siis riigi tasemel, eks ju. Et jah, ilmselt saab teil olla huvitav nagu selle valdkonna, sest ilmselt neid igasuguseid huvilisi on teid kindlasti pommitamas juhul, kui te valituks saate. Ma võib-olla tahaks ühte oma eelmist väljaütlemist nagu natuke selles mõttes korrigeerida, et lihtsalt tundes natukene ka teaduse ajalugu, ma pean möönma, et on olnud ka neid episoode, on olnud neid juhtumeid, kus tõepoolest selgub, et üks hull tuleb ja pärast 100 aasta pärast selgub, et sellel ühel hullul ja ta teebki teaduse ümber. Ja üks hull, et tal oligi õigus. Albert Einstein ei võetud väga kaua aega tõsiselt, eks ole, praegu on baseerub temal kõik. Nii et antud juhul isegi see number ei oma tähtsust. Aga mõned nendest probleemidest, mis te siin olete puudutanud ja mis me oleme siin kõik rääkinud, tähendab, sinna ma ei saa mitte midagi parada, ma lihtsalt tunnistan pattu üles. Tähendab, kui asi on ikka pealt vaadates, kohe otse jabu. No ma ei saa ennast sundida seda liiga tõsiselt võtma, nii nagu on see lennukist tuleva see keemiapilv. No ja küll, mis seal on siis? Seal on siis süsinik ja 2 temperatuuri vahe. Võrdle selle kogusega kosmiline saast, mis meile kaela tuleb alates radiatsioonist lõpetades kõigi nende meteoriitide ja asjade ja sellega. Ja nüüd siis lendab lennuk, eks ole, mööda Lihula koridori ja nüüd on siis kõik läbi. Ja kusjuures see tegevus on väidetavalt süstemaatiline. Lennuki lendamisgraafik on süstemaatiline asi, selles mõttes on see kõik õige, et see ja muide, siin tekib veel üks lihtsalt puht inimlik kahtlus. Okei, nüüd on olemas seal keegi, eks ole, see kurjam, kes tahab inimkonna alt ära hävitada. Aga anna andeks, kes sellele kurjamile süüa hakkab tegema, tema järelt sitta koristama, igas selliseid asju tegema. Tal on ju teenreid vaja. Kust ta siis need teenrid sisse toob? Järsku on kasulikum need allolevad inimesed enda kasuks tööle panna selle asemel, et nad nüüd keemiliselt ära tappa. Ebaloogine absoluutselt. Mina ka soovin palju õnne kõikidele inimestele, kes oma pead vaevavad sellega, kui tuleb olla lennukite pealt. Ma ütlen, poliitikast vara lahkunud Siim Kallas on ju öelnud, et tegelikult ainus mõtlemisväärne probleem on see, kuidas Povidla padjakese sisse saab. No ma pööraks siiski asja võib-olla natukene realistlikuma pinna peale, sest ütleme, saastatakse mitte ainult õhku, saastatakse ka vett, saastatakse ka maad. Ja kui ma lihtsalt selle peale mõtlen, et mul on nüüd 3 võimalust hakata siis neid maakaitsjad toetama või siis veekaitsjad toetama või siis õhukaitsjad toetama, ma arvan, et õhukaitse erinevalt teistest on väeliik. Siis maa ja vee. See on meil, et meil õhuväge eriti ei ole, see ei tähenda, et see ei oleks väeliik. Õhukaitse on meil selle eest päris korral. Praegu. Kas ja kuivõrd Europarlamendi liige saab oma otsustest lähtuda või kui palju selliseid otsustuskohti tuleb, kus saab kasutada teadlastest ekspertide arvamusi ja soovitusi? Alati saab, kui sul on olemas vähegi mõistust, tutvusringkonda või oskus küsida kellegi telefoninumbrit, siis ei tohiks mingi probleem olla helistada kas või Eesti Teaduste Akadeemiale ühele meie 70 akadeemikust ja pärida järgi kuulajad, et mulle siin üks kliinik tuleb räägib, ma igaks kontrollin üle, eks ole. Et see on, ei ole niivõrd Europarlamendi liikmest kinni, vaid temast kui inimesest kinni. Ma ikkagi soovitan valida inimesi, kes on suhtlemisvõimelised, kes teavad, kus on nende telefoni märkimikke ja millises märkimikus ei ole kirjas enda inimese numbrid, kes juurdlevad, kuidas Povidla padjakesse saab. Võtena akadeemikute numbrid. Ja. No siin ongi see asi, et tegelikult me puutume sellega ilma igasuguse Europarlamendita ilma kokku. Näiteks klassikaline case on, ütleme, mingisugune kriminaalasi tavalises maakohtus, kus sageli on niimoodi, et advokaat toob ühe eksperdi ja prokurör ja riik ja süüdistus toob teise eksperdi. See on teadlane ja toon teadlane ja see on doktor ja toon doktor. Ja selle viimase otsuse peavad ikkagi langetama tavaline kohtunik ja tavaliselt kaasistujad mingisuguse,
ütleme, inimliku intuitsiooni või kogemuse ja millegi sellise baasi. Nii et tegelikult kahjuks või õnneks see ongi poliitiku eripära, et vaata kusagil päris lõpus ongi see poliitiku intuitsioon, tunne, sisetunne, kõhutunne, ükskõik kuidas seda ka nimetada. Teadus ei ole võimeline lahendama humanitaarseid probleeme. Vastus on ikka see, et follow the money. Meil käisid siin ka mingisugused nõndanimetatud eksperdid äsja, kes proovisid täis pasandada Eesti e-valimiste süsteemi, kes kadusid ära ilma igasuguse tõendit, et Eesti meedia kajastas, Saksa meedia kajastas, Briti meedia kajastas. Ja lõpuks tuli välja, et tegemist on samade meestega, kes külastasid tuntud seminari Saatan valib internetis eelmisel aastal. Keskerakonna korral. Aga sellest veel Savisaar ja Udeki Loonel olid väga õnnelikud. No siin on probleem mitte ainult siiski Eesti akadeemikutest, tähendab, kui me ikkagi räägime Euroopa tasandist, siis seal ka praktiliselt ühtegi asja ainult Eesti pärast ei tehta, nii et neid arvamusi tuleks küsida ikkagi siis ütleme ka naabrite teadlaste käest, nii et see arvamusi peab olema rohkem kui üks ja arvama peavad ikkagi ka mitme riigil. Teadus ei ole tegelikult rahvuspõhine, kui ta ei ole näiteks filoloogia kogumine, eks ole. Murphy üks teadust puudutavatest teadustest kõlab niimoodi, et ekspert on iga üks, kes ei ole sellest linnast. Aga kuidas see mulje on, kas see õhkkond on selline, mis soosib teadlaste käest arvamuse küsimust või lähtutaksegi pigem selliste emotsioonide ja survegruppide ja rahahaisu järgi? Kuidas õhkkond saab näiteks, ütleme, minul keelata helistama tuttavale akadeemikule? Sinul ei keela, aga... Kindlasti on see õhkkond üsna täis igasuguseid, eks ole, erinevaid pingeid, huvisid, huvigruppide mingisuguseid taotlusi, et selge see, et tegemist ei ole, eks ole, teaduste akadeemiaga. Et ma arvan, et seal on võimalik säilitada terve mõistus ja võib-olla ka mõjutada oma vähemasti fraktsiooni selles suunas, et uuringuid kasutada mõne arutelu juures. Aga on arusaadav ja peaaegu, et isegi enesest mõistetav, et seal on ka väga palju ebateaduslikke mõjutusi. Lõppkogus meie käest on nagu natukene ebaõiglane seda küsida, võtta sellest, et me ei ole seal istunud. Ja me nagu selle õhkkonnaga nagu väga kursis ei ole. Aga ma arvan, et me kõik neljakesi oleme nõus sellega, et et sinna võib tekkida, kurat teab, mis mõjusid täiesti reaalselt eksisteerib. 3 nädalat tagasi, eks ole, piirati ära, et tolmuime ja võimsus ei tohi ületada 700 vatti. Mina näen selles ainult, et see on selline meesšovinistide lobi, mis sunniks uuesti naised siis märja kaltsuga põrandat pesema, sellepärast, et tolmuimejaga siis võiks mees ka pühkida, aga mingit muud loogikat selles ju ei ole. Või see kanapuuride lugu, eks ole, kui laiad peavad olema niimoodi, et kana saaks tiibu sirutada, unustades ära, et kana ei lenda sügisel lõunamaale ja kana ei ole Kotkas. Aga võib-olla teadlased... See on tegelikult paljudel inimestel, kes... Ma tean, ma olen lugenud selle kananduse kohta väga palju. Paljudel inimestel on väga igav, tihtipeale nad satuvad pumba juurde ja sinna ei ole midagi parata. Ja siis, kui nad on veel aktiivsed, siis ongi kanapuur ja tolmuimejad. Okei, aga ma siis vahetuseks pärast kui saade läbi, ma olen valmis suga rääkima banaanikõverusel, muide on ka mõte sees. Selles osas mulle puudub pädevus. Kui sa juba kanad tõstsid lauale nii-öelda, siis see probleem on selles, et tänapäeva nendes kanafarmides topitakse need õnnetud kanad nagu sünnist saati täis igasuguseid kasvuhormoone, antibiootikume ja muid. Ja seal tegi, kui nad seisavad liikumatult sisuliselt eluaeg, siis kasvab nende liha kiiremini kui nende luud. Nad hakkavad nagu, ütleme, nad piinlevad selle tõttu, et nende luud hakkavad nende raskuse all murduma. Kui nad liigutada ei saa, kui nad saavad liigutada, siis on see mingisugune tasakaal. Nii et selles on selline humaanne... Ainus, mis ma vastu vaidlen, võin sulle öelda see lihtsalt, et hiljuti saabunud Baruto intervjuus, nagu ma aru sain, suumamaadlejate olukord on täpselt samasugune. Et neid ei lasta ka eriti palju liigutada, nad seisavad paigal. Ma ei tea, kas neid ka õõrutakse sakkega, nagu jaapanised veiseid õõru, mis on eriti selles asjast peaks pöörduma Jaapani parlamendi, mitte Europarlamendi. Kas mõnikord võib tunduda, et mõni otsus on jabur, kuigi tegelikult on seal väga pikk ja põhjalik ja täiesti asjalik selgitust, aga
ja mõni teinekord võib juhtuda, et mõni otsus, mis tundub täiesti mõistlik, lähemal uurimisel võib osutuda hoopiski täiesti libateadusel täiesti mõistetav, sellepärast seaduse teevad inimesed, siin ei ole midagi paremat. Kogu inimkonna ajal. Noh, ma ütleks, et siin on ka ikkagi, see on see võimukoalitsiooni ja opositsiooni suhe, kui ikkagi võim tahab, eks ole, mingit otsust vastu võtta, siis teinekord on valu niivõrd suur, et ei panda üldse tähele, mida tehakse. Ja mul tuleb praegu Riigikogu praktikast meelde see juhtum, et Igor peaks ka seda mäletama, kui taheti ju Tiit Madissoni vabastada, aga tegelikult viimase hetke parandusega töö käigus pandi kinni. Jäeti ta kinni. Ja siis tuli järgmisel päeval kogu seda protsessi uuesti alustada. Tähendab, tõesti tekivad niisugused momendid, kus kõik lähevad, satuvad mingisugusesse psühhoosi ja tahavad midagi teha, aga vene keeles ongi see hea väljend, et хотели как лучше, но вышло как всегда. Niisugust apse võib juhtuda. Jaa, aga tänan teid selle jutuajamise eest. Minu asemele istub kohe keegi teine ja räägib teiega uutel teemadel edasi. Aitäh!